See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund tagasi ja stuudios üllatavalt kiiresti on tagasi vabakutseline autoajakirjanik Tõnu Korral ja Karl Eduard Salumäe Äripäevast, kellega me siin aeg-ajalt koos menetleme erinevaid teemasid ja tänast saadet mitte kokku pannes, aga täiesti juhuslikult tuli jälle mõte, et kuna viimasel ajal on meil sattunud kätte kas ühele, teisele või kõigile mingid päris põnevad autod, et saame kokku arutame ja siia saatele sai isegi 2 alateemat. Esiteks V12 mootoriga autod, just, enne saadet siin natuke arutasime ka, et ega meil neid niimoodi hinge all kamba peal ülemäära palju pole. Ja teine, mis on peaaegu sama haruldane, on Rolls-Royce. Et selle nädala jooksul oleme siin sõitnud 3 erineva Rolls-Royce'iga, uuega, mis on, ütleme, selline päris haruldane sündmus, et väga tihti seda ette ei tule, menetleme ka neid ja siis arvan, et lollimana siit saate lõpust keegi küll ei välju, ma loodan, mina hakkan esitama küsimusi ja siis Karl ja Tõnu püüavad vaadata, kas nad vastata saavad mulle või oskavad. V12, miks see on siis, kes see siin ütles enne meil chatis, et selline automaailma lõvikuningas või see jõuallikas? Honda. Kas V12 on, on sportautodes, samas pannakse teda luksusautodesse, sellise, need samad Rolls-Royce'id? No enam väga ei panda. Aga ei panda sellepärast, aga ei panda ju sellepärast, et on need normid, mitte sellepärast, et nad sinna ei sobiks. No aga ongi lõvikuningas, jah, loomulikult. Ja mitte ainult sõiduautodes, vaid tegelikult ikkagi võidusõidu alal ka ju olnud läbi aegade V12. Näed, see on loogika on, et mida rohkem seda uhkem, eks, ja V12 on veel suuremaid mootoreid tehtud silindrite arvu mõttes, mõned V16 ega vist rohkem väga ei ole. V24 on olemas olnud, aga 12 on jah, siis see niisugune lõikumispunkt, kus mootori mõõtmed, et see kuhugi sisse ka mahuks ja silindrite arv ja jõudlus ja kõik siis on selle niisuguse optimaalse maksimumi peal. Optimaalne mootor on V12, juba esimene tarbija nõuanne tuli ära. Väga hea. Aga mille pärast optimaalne? No, tegelikult on ju nii, et võidusõidus ei ole ju nii, et mida rohkem seda uhkem, et võidusõidus ikkagi loeb see, et mis toob võidu, eks ole. Ja tegelikult on V12 ka selles osas ju eeliseid, mis tähendab selle mootori pöördesse minekut ja mida rohkem pöördesse mootor läheb, seda rohkem hobujõudu see annab, eks ole. Et alates kõikidest nendest pisikestest V12-test, millest F1 ju alguse sai Ferrari, ma mõtlen, ja hiljem on Matral olnud väikseid V12-neid, et need ju kiunusid kõik nagu 10-15 000 pööret. Kui suured need või pigem siis kui väiksed mootorid? No Ferrari alustas 1,5 liitrist, et kui 1,5 liitrit jagada 12 silindri vahel. Nagu mänguautos, täna saab temust tellida 5 cm silindrid, jah. Okei, jällegi enne saadet mul tekkis selline mõttemäng, et hakkad niimoodi, pigem küll mootorratastes, vist ka mõnes autos on olnud, eks ju V2 on olemas, V4, siis on V5, mis on vist küll VR5, parandas mind. See on ühe plokiga, jah. V6 lähevad nagu paari kaupa, siis lähed V12-ni välja ja siis on tehtud katsetusi ja selliseid, Rolls-Royce ju seal Johnny Englishi filmis oli ka see auto, Rolls-Royce pani ka V16 ühe kontsepti ka poti alla, et nagu V12-st on mõned läinud kohe V16 peale, aga kuhu ei V14? Sest et V10 on olemas. Te ütlesid mulle, see on paaritu arv silindreid, see on kõik, see on hästi tasakaalust väljas, aga ometi on ju V10, kui ma jagan kahega. Siin tulebki nüüd hakata kahega jagama ja vaatame, mis järgi jääb, eks ju. Et kui võtame V6, siis jagad kahega. 3 jälle tasakaalust väljas. V10 on tasakaalust väljas, aga V14 tähendaks siis 7 silindrit ühes reas, mis tähendab seda, et see tasakaalustamatus võimenduks. Ja teiseks, ongi, et mootori puhul see loomupärane tasakaalus või tasakaalust väljasolek, võimsus, mida ta toodab ja need mõõtmed peavad omavahel kuidagi nii-öelda
mingisuguse loogilise seose tekitama, et miks hakati omal ajal V6-sid tegema, eriti siis 60-kraadise silindrite nurgaga V6, sest ta on suhteliselt kompaktne. Volkswagen tegi oma VR6 mootori täpselt samamoodi, et kui ma õigesti mäletan, siis asi hakkas Golfist pihta, et oleks olnud vaja võimsamat mootorit, turbolaadimist toona ei kasutatud nii väga ja siis see 6 silindrit ühte plokki niimoodi enam-vähem ristikuti pannes kuidagi mahtus ära ja siis rida 5 ja V10 puhul on see loogika see sama, aga rida 7 pole keegi teinud ja see 14, ongi, et võtta siis 12 või 16, see on paremini tasakaalus mootor, mõõtmed siis ka emma-kumma valid on sobivad ja nähtavasti lihtsalt ei make'i sense'i, nagu noored ütleksid. Ja kui taht saada võimsust ilma hästi palju turbosid panemata, siis eks pole suurem mootor. Mis mootor selles T50 GEMA Gordon-Murray selles? V12. Ikka jälle V12, eks ju. Mis on legendaarsemad V12 mootorid? Ma ütleks, et esimesena, kas nad on kõige legendaarsemad, aga mulle vähemasti seostuvad kohe Mercedes ja BMW, lihtsalt sellepärast, et nad on mõlemad pannud seda oma luksuslimusiinidesse ja sedaanidesse ja ka mõningatesse kupeedesse, tõsisportautodesse pigem ehk mitte, eks. Aga mulle nagu esimesena, ja siis muidugi Jaguar, täpselt sama lugu, lihtsalt mitte siis Mandri-Euroopast, vaid Suurbritanniast, aga sama lugu, et pandi kiiretesse luksuslikesse sedaanidesse ja ka mõningatesse sellistesse cruiseritesse. No ja täienduseks ikkagi jälle Ferrari, et Ferrari on ju teinud V12 mootoreid 80 aastat saab järgmine aasta või? Niimoodi, et ei ole pausi pidanud. V12 oli Enzo Ferrari vaieldamatu lemmik, eks ju, kontseptsioonina. Ja muidugi siis on ka Lamborghini, Giotto Pizzarini loodud V12, mis teenis kuni Murcielago eluaja lõpuni välja. Samuti väga legendaarne. No ega tegelikult sellega me olemegi enamiku, Euroopa autodest vähemalt oleme ju ära nimetanud, ega tegelikult ei ole ju nii, et igal margil on V12. Toyota Century V12. No jah, et ega Jaapanis ei olegi rohkem ju. Jah. Jaapaniga ongi nagu kogu lugu, eks ole. Aga et Tõnu silmad särama panna, siis meenutame, et kõigepealt tegi V12 mootori siiski hoopis Packard Ameerikast. No kuidagi oli jah nii, et enne sõda oli see, enne teist maailmasõda oli V12, oli pigem Ameerika teema, kuigi Euroopas olid ka oma V12 tootjad siis olemas. Ja see asi olekski ära lõppenud, kui Lincoln lõpetas 48. aastal V12 mootorite tootmise, siis mitte keegi enam ei teinud kuskil peale ühe pisikese Itaalia firma, kes oli 47 aastal sellega alustanud, 48. aastaks võib-olla siis, kui Lincoln lõpetas, oli valmis teinud võib-olla 10 V12 mootorit. See oli siis Ferrari. Ja veidral kombel praegult peast, ega Ameerika autotööstus ju nüüd ei olegi enam V12. Et nemad läksid, sest eks Viperis on V10, aga ülejäänud on V8 ja saad sitta, et millegipärast Ameerika nagu loobus sellest. Kui ma ühtes seda nüüd varsti ilmselt jutuks tulevat autot uurisin, siis Ameerikas on olnud V12 mootor ühel Vectoril, aga see oli Lamborghini Diablo mootor. Ja neid tehti nii vähe, et seda ei saa seeriautoks nimetada, aga Ameerikat või siis täpsemalt Fordi ma tänaksin küll ühe teise V12 eest, mis ei jõudnud ühelegi Ameerika autole, vaid et Fordi V6 mootorist siis duubeldamise teel tehti üks kuulus V12 mootor, mis jõudis Aston Martinitele. Et see seos on seal. Ja et ring oleks täielik, siis me peame kordama veel Rolls-Royce'i ja tegelikult ka Bentley't oma 2 V12 mootoriga, et see on siis nüüd see sama lugu, mis Volkswageni VR6, eks ole, et lihtsalt see mootor jõudis ju moel või teisel ka mujale, et seda on Audi kapoti alla pandud ja tegelikult ka Tõnu parandab, kui ma eksin, aga Volkswagen Phaeton muidugi, ja Tõnu parandab, kui ma eksin, aga Bugatti 2 V16 mootor vist on ka eks ju suguluses sellega. Vist kuigi võrd jah, aga ta on suurem V16 ja Bugatti on ju, seal on juba 16, et see ei ole selle saadet. V16 teeme järgmise saad. Selge. Ei peame hakkama siis minema sealt V2-st alates niimoodi, V2, V4 ja mootori teemalik saated. R4. Saatesari R4. Ei mitte saad sari, vaid üks episood, kerid kiiresti läbi, kuulad selle 2-kordse kiirusega. Ma saaksin jälle Alpina 110 rääkida seal saates näiteks. jah, kõige huvitavam R4 mootorid. Aga ühesõnaga, Tõnul on siin ees raamat hinnanguliselt, ma vaatan 600 lehekülge,
V12 engine, ma saan aru, keegi Karl Ludvigsen on teinud põhjaliku, Tõnu lubas siit hakata palju kannatanud kuulajale lugema peatükki ette. Me ütlesime, et me võime saate lõpus, ta võib siis jääda lugema siia. Me jätame lindi käima. Aga tegelikult sai see ju see V12 mõte ikkagi algus sellest, et me mitte ei tee sellist ajaloolist ülevaadet sest mootorist hästi tehniliselt, vaid me menetlesime siin viimasel ajal väga huvitavaid V12 mootoriga autosid. Ja Tõnu, võib-olla sa siis alusta ise sellest Lincoln, jah? Continental. Lincoln Continental, ehk et siis Ameerika viimane V12, et räägin sellest sõidust, jah? Räägi natukene. Ja jätta muist rääkimata sellepärast, et enamik nendest autodest või see mõte on seotud sellega, et kohe varsti ilmub autoleht Extra ja mille kaane peal, et teil oleks kohe aru saada, mis see on kirjas V12 eri. See on selles mõttes tavaline autoleht Extra, kus on erinevad teemad, nagu ikka, tutvustame seda järgmises saates lähemalt, aga juhuslikult sattus niimoodi, et sinna sattus mitu V12 autot. Ja see võimaldas meil teha selle nii-öelda V12 eriks, Peeter Koppel sõidab seal Aston Martin Virage Volantega ja Tõnu sõitis 2 autoga. Nii et proovime nüüd nendest autodest rääkida niimoodi, et natuke jääks rääkimata ka. Ja tekiks kuulajal soov seda hiljem juurde lugeda. No Lincoln Continentaliga oli siis see lugu, et tekkis võimalus seda autot proovida tänu firmale American Beauty, aitäh. Ja auto oli huvitav selles mõttes, et tegemist on Ameerika viimase V12-ga, et Ameerika oli juba enne sõda ju V8-l üle läinud suures osas, aga ainsana Lincoln siis suutis hoida seda mootoritüüpi kauem kui teise maailmasõjani. Ja see on selles mõttes huvitav V12 üldse 12-silindriliste ajaloos, sest et ma arvan, et ainsana just seda mootorit saaks nimetada nagu natukenegi siis nagu soodsaks V12 või niimoodi. Et see auto sündis Lincoln Zephyri baasil, Zephyr oli ka 12-silindriline ja Continental oli siis natuke suurema mootoriga, natuke suurem auto. Mida nüüd nii massiliselt ei tehtud, aga iva on siis selles, et see V12 mootor oli suguluses tehnilises mõttes Fordi kuulsa flathead V8-ga. Ja Continentali puhul siis V12 4,8 liitrine ja omaaegne siis luksuskupe aastast 47 see konkreetne auto, et pikemalt saab siis ekstrast lugeda, aga minu kokkuvõte selle autoga oli umbes selline, et selgelt on tunda see, et V12 on V12, mitte V8, ehk et ta läheb nii palju teravamalt pöördesse ja teeb teistsugust häält, väga ägedat siukest kärisevat kurgu häält, mis võib-olla luksusauto puhul on isegi üllatav, et V12-ga on ju niimoodi, et luksusautodes on ta pigem paikne ja superautodes siis karjub ja kriiskab nagu pöörane. Continental siis ikkagi selgelt luksusauto ja teine asi selle auto kohta, et see 47. aasta auto sõidab väga selgelt nagu hilisemad 50-ndate autod, mitte varasemad 30-ndate autod, mis oli isegi selline üllatus minu jaoks mõnes mõttes, et käik on lihtsam vahetada, rooli on kergem keerata, autos rooli taga istudes näed autost välja igas suunas, eks ole, et selles mõttes täiesti kasutatav auto ja mõnus kruiisida, et 4,8 liitrine, palju tal nagu hobujõud või see oli ta nagu, ta ütles, et tegi sportautolikku häält, aga kas see minek oli pigem ikkagi siuke limusiinilik, et nagu no ta tegelikult ikkagi 120 hobujõudu, mis on ju maru vähe, aga siin on kõrval ikkagi mingisugune 300 Newtonmeetrit, eks ole, et ja no suur auto muidugi 5,5 meetrit pikk, et tegelikult liikus päris kenasti, aga kuna ma olen sõitnud ka 30-ndate Lincolniga, millel oli 6,8 liitrine V12, et siis seal on ikkagi vahe, kas 4,8 või 6,8, isegi nii vanade autode puhul. Et ei saa öelda, et aeglane või jõuetu, aga loomulikult seal ei ole midagi võrrelda nagu moodsate autodega. On see haruldane auto? Selles mõttes nagu sellisena see Lincoln vabandust, ma ütlesingi Zephyr, eks ole, Continentale tegelikult tehti 5000 tükki, mida on V12 auto mõttes üks jagu
ja minu suurim üllatus oli selle auto hind tänasel turul, et kuigi neid nüüd ülemäära palju ei ole, aga kui keegi unistab sellisest, ma ei tea, soodsama poolsest V12 autost, siis minu arust see Lincoln Continental on ilmselge kandidaat hinnaga seal kuskil $20,000-30,000 USA-s. Päris huvitav välismärk, ta on nagu veits on, kuidas mina nimetan näiteks need ennesõjaks, ta on nagu vanaaegsed autod, aga natukene viskab juba midagi nagu kandilisemat sisse, et tal on rattad on kaetud. Kihvtilt nagu kahest ajastust auto. Ja, just, kokku kas hakata niimoodi juppesid nagu suured tagaratt, tagaratt on täiesti peaaegu peidus, mille ümber on tohutud ju need koopad ümbrised, tundub, ja 2-ukseline. Ja, ainult kupeed ja kabrioletid olid need esimesed Continentalid. 5,5 meetrit ja kupee. Täna on saates üks auto, mis on täpselt samad andmetega, millega me sõitsime kõik. Aga see pole üldse V12. See pole üldse V12. Okei, võtame kohe selle teise auto ka, mida ainult sina menetsid, mina vaatasin kõrvalt, istusin sees, tegin pilti, aitasin filmida, mis on siis väga tänapäevane, absoluutselt mitte ajalooline auto, aga seest väga kuulus. 18 aastat vana. 18? Oota. See konkreetne oli 16 aastat vana, aga mudel on 18 aastat vana. Mercedes AMG SL65 Black Series, mis on väga-väga haruldane auto vist. Ja, Eestis ainukene. Hiljuti Eestis ostetud auto. See oli mälestusväärne nädal, mis algas Lincoln Continental V12-ga ja lõppes selle Black Seriesega, mille nimi oli hästi pikk, mille sa ütlesid just. Et no see oli ikkagi minu senistest tänavustest sõiduproovidest minu tänavune aasta auto. Selge, hääletatud. Anname auhinna välja. Ja, et ilmselgelt ma ei olnud selle autoga varem sõitnud, ega seal sees istunud. Et Black Series tähendab siis AMG-de puhul kõige-kõigemaid versioone. Antud juhul siis julgeks öelda, et kõikidest nendest Black Series mudelitest, mis AMG seni on teinud, neid on 6 tükki. Et see SL65 ongi kõigem selles mõttes, et on ainuke V12. Et ülejäänud Black Series AMG-d on olnud kõik siis V8-d. Ja see SL65 tuli välja siis tavalise SL65 baasil, aga võib-olla seal, ma ütleks, et mootor oli kõige vähem muudetud asi selle auto juures. Et mootor oli niigi võimas SL65-l, originaalis oli 450 kilovatti, sellel autol on ligi 500 kilovatti, aga kõike muud muudeti palju rohkem, et see auto kere mõttes on hoopis teine, ta ei ole mitte roadster, vaid ta on lausa kupee, ta on 14 sentimeetrit laiem, madalam, teise vedrustusega ja seest jällegi ütleme, armatuurlava pool on sama, aga siis selliste väga tõsiste korvistmetega, millel ei ole elektrilist reguleerimistki. Et nii tõsine auto ja siis tänu sellele, et ta kere on suures osas süsinikplastist, et ta on tavalisest SL65-st 250 kilo kergem. See on päris palju, me ennem saadet siin rääkisime automassidest ja Karl ütles, mis Temerario Superleggera või? Allegerita, see tähendab siis kergendatud. Oli vist 25 kilo kergem kui... 25 kilo, süsinikjõust välja, titaanist välja lase, nipet-näpet veel ja siis Autocar, maailma vanim autoajakiri, pani sellise Allegerita paketiga Temerario kaalu peale ja sai 1905 kilo. No siis SL65 AMG on kergem sellest Lamborghinist, 1870 kilo. Okay. Et sportauto mõttes toona muidugi väga raske autod oli välja aastal 2008, neid tehti ainult 350 tükki, neist pooled USA-sse ja ülejäänud maailma siis Aga kõik on vasakpoolse rooliga, USA-sse küll, aga... Ei, on ka parem, et see 175, mis jäi siis siiapool Atlandit, et nendest osa läks siis ka veel parem rooliga UK-sse ja Jaapanisse. Okay. Ehk et ta ongi väga-väga haruldane selles nii-öelda algses euroversioonis, sest ainult euroversioon sai need korvistmed. USA omad on täitsa tavalise sisuga nagu SL-il. Diismet panid imestama küll, oli natuke, et see muster, siuke ruudumuster oleks nagu mingist Porschest või siukest klassikalisest autost olnud. Puudutad ühte teemat, selle peab siin ära rääkima, sest artiklis seda ei mahtunud rääkima. Nii. Selle auto esmaomanik oli üks Hollandi härra, kes ostis selle auto endale linnas sõitmiseks. Miks mitte?
miks mitte, täpselt. Ja ega ta ebamugav auto, natuke on kõva vedrustusega. Ei, mitte seda, ma mõtlen Miguel Mehed, kas ta siis teadis, kui haruldane ja kallis see auto. No originaalis tegelikult see on nii-öelda väikene ainuke modifikatsioon, mis sellele konkreetsele autole on tehtud, et tal on tõesti ruudumustriga istmekate. Ja seda põhjusel, originaalis peaks tal olema Alcantara istmed. Aga seda põhjusel, et sellel härral oli pühapäeva autoks Mercedes 300 SL Gullwing, milles on siis samasugused istmed ja ta tahtis, et need 2 SL-i oleksid siis samade istmetega ja lasi siis istmekatted ümber õmmelda, et need on siiani säilinud. Gullwingiga võrreldes on see auto muidugi igapäevaseks sõitmiseks lausa luksuslik. Jah, et Gullwingil vist oli seal õhku vist jääb sul väheks ja seal oli kesktunnel läheb maru kuumaks ja just istud viltu ka vist ei olnud. No, ei ole keegi Gullwingiga sõitnud? Ei ole, jah. No Black Seriesis ei pidanud viltu istuma ja mootorit oli ka nagu 2 korda rohkem, 3 liitri asemel 6 liitrit ja turbosid oli ka 2 tükki. Et see sõidukogemus oli äge ja ütleme, jääb kauaks meelde. Kusjuures kõrvalt, kuna me tegime seal kõvasti, sa tegid neid möödasõite, selles mõttes siis kaamerast möödasõite ja kohalt võtte, tegime sellest väikese klipi ka. Ma eeldasin, et see nagu lärmab ja röögib ja väriseb seal nagu põrguline. Nagu turbod ju, et söövad ära. Aga lihtsalt, et see on niimoodi häälestatud selliseks, et vaata, me oleme Top Gearis näinud kas oli SL65 või sellel CLK, millel lihtsalt see põhimõtteliselt tehti paar ringi ümber selle Top Geari tracki ja juba mindi rehve vahetama. Ühesõnaga, et mingi täielik metsaline, mille kohta öeldi, et seda veokontrolli maha võtta võibki ainult siis, kui sa teed Top Geari, aga muul juhul sa nagu lihtsalt tundus täiesti mitte hillitsetud on vale sõna, aga jaa, et on pigem vaikne AMG-de kontekstis, ütleme V8 AMG-d on kindlasti lärmakamad kui see V12 ja ma ütleks, et see hääl on tegelikult päris äge ikkagi, aga ta ei ole nii palju, ei olnud ka siuke kriiskav, ta ei olnud selline ta on madalapöördeline mootor, mille võimsuse tipp on 5400 pöörde peal. Sest turbod, jah? Ja sest et tegelikult on ta madala forsseeritusega mootor, sest et 6 liitrist ja 2 turbo abil saaks veel palju rohkem, aga kus tal pöörete piire on? Piiret ma ei teagi, aga ütleme tippvõimsus 5400 pööret ja momendi tipp oli 2200 pööret ja sellest selle auto iseloom tegelikult tulenebki, et lihtsalt natuke gaasi ja juba läheb sinu viidatud refi kärsatamisega seoses, et ESP ei käinud selle konkreetsel autol maha millegi pärast, mida isegi omanik ei teadnud. Et nupp on olemas, aga see nupp ei tee mitte midagi. Et võib-olla, vot ei tea, ma nüüd oletan, et kinni keevitatud. Võib-olla eelmise omaniku lapsed käisid ka sõitmes ja siis isa keevitas nagu nuppu kinni. Ma ise mõtlesin midagi sarnast, et äkki see on turvalisuse mõttes niimoodi tehtud, et iseenesest see ESP toimetab nagu väga, väga hästi. Ei poo kinni ja on sujuv. Me räägime 2008 mudelist, eks ole, et see on täiesti tipp-top. Ja nüüd proovides seda autot, kogudes julgust selle autoroolis gaasi nagu päris põhja vajutada. Et see 1000 Newtonmeetrit ja tagavedu, selle autol on nii palju jõudu, et ütleme kiirusel 120 km/h ei saa veel gaasi põhja vajutada. 150 peal tegelikult väidetavalt ka ei saa. Kui tahate, ma võin pärast rääkida Temerariust ka, see on umbes sama lugu. et lihtsalt seda jõudu on nii palju, et ma arvan, et kui see veojukontroll olekski maas ja nüüd keegi ootamatult 150 peal mõtleb, et vajutan klotsi põhja, et siis tagaots läheks ka alt. Okay. Lihtsalt jõudu on nii palju. Tundub mõistlik ja samas see auto üldse odav tänapäeval, et nagu jah, see auto maksab $500,000 ja siis omanik teatas kõrvalistmalt, et oi, tegelikult sellel autol kaskokindlustust pole. Tõnu hakkas kaamerast poole aeglasemalt mööda sõitma. Äge auto, sellest kindlasti veel täpsemalt saate lugeda. Nii, nüüd saame kaasata siia Karli ja mis need meie V12 kogemus Rollsid olid värsked, nendest räägime siis, lähme sujuvalt üle Rollsidele, aga enne seda mina suutsin välja mõelda niimoodi teadliku V12, olgu, see on siis 2 V12, aga silindrite arv on ju sama. ainult Bentley Continental ja Flying Spur, millega on siin aastate jooksul mitu korda õnnestunud tutvuda, cabrio kujul, coupé kujul, raske öelda, et ma ei kurda.
et see on olnud väga meeldejääv oli, minule väga meeldis, mulle meeldis see, kuidas ta nagu urhatas käima, sest et tegelikult ju peetakse nii-öelda V8-t seal Continentalis sõidugurmaanid ütlevad, et nagu V8 on parem, sest on teravam, kiirem. Intercooleri Dan Prosser on ju ühe Continentali V12 ninapidi kraavi, oli vist Prosser. See ei olnud ninapidi, see oli ikka saba ees, et siin ma nagu mootori raskust ei süüdistaks, ütleme nõnda. Ja tal oli vaja päästa, aga kuna see mootor ei reageerinud nii kiiresti, minust oli selles, et tal tekkis mingi hetk kuskilt midagi, mida V8 puhul ta ütles, et oleks kiiresti reageerinud, jõudaks tagasi tulnud, aga kuna see V12 oli selline, või oli asi raskuses, ma ei mäleta, igatahes ühesõnaga. V12 mulle meeldib rohkem, sest et ma tahaks rahulikult ja ma ei tahagi kuskilt kurvidest niimoodi minna, aga see on ka ainuke nüüd siis enne Rolls-Royce V12, millega ma olen kuidagi lähemalt kokku puutunud. Sinul on paar tükki rohkem. Mõni on, jah. Et ma olen mõned suisa iidsed. Jaa, et lisaks siis jah, mul õnnestus nüüd sõita siis Black Badge Cullinaniga, ehk siis Rolls-Royce'i Masteri kergelt sportlikuma versiooniga. No see auto on niisugune, nagu oleks, ma ei tea, muinsuskaitse all olevasse hoonesse ööklubi tehtud või midagi niisugust, siuke veider segu. Eelmine aasta ma sõitsin siis jah, selle Black Badge Ghostiga, mis nüüdki on Tallinnas olnud, vähemalt sõitsin Tallinnast Riiga. Siis selle 2V12 Continentaliga olen ma ka sõitnud küll üsna lõpus, V8-ga olen ka, mina olen siis see V8 eelistaja selle auto puhul pigem. Aga siis on jah, mul on erinevaid Lamborghinisid, eks ju, et alustades uuemast siis Revuelto, Aventador, Murcielago, Diablo ja Countach ka. Et siin Revuelto oli tavaline, Aventador oli SVJ, Murcielago oli LP650 Creeps 4 Roadster, siis oli 6-liitrine VTSC Diablo ja siis oli 25. aastapäeva Countach. Nii, aga kas on nüüd võimalik kuidagi niimoodi, et nende autode, kõik see sõiduomadest, seda me oleme siin rääkinud varem, aga nende mootorid, nagu seda arengut Countachist, eks ju, Miura oli veel ennem, aga seda teile välja seda ei meile ei toodud. antud, jah, me saime küll sisse istuda ja niimoodi, aga jah, ei, et kuidas see areng oli? Või selles mõttes jah, et kuidas nagu Countachi V12, et kas see on selline vanaaegne traktorimootor ja siis nüüd istud uude, eks ju, Aventadori ja saad aru, et täiesti teine. No, siin on nüüd see lugu, et Aventador oli nüüd see Lambo, mis sai juba uue V12. Nüüd öeldakse, et Revueltol on omakorda uus mootor, ehkki nagu ma aru saan, siis tehnilise poole pealt, kui vaatama hakata, Aventador ja Revuelto on mootori poole pealt võrdlemisi sarnased, aga nüüd kuni Murcielagoni siis Lamborghini kasutas alates Miurast ja tegelikult veel enne seda, mis ta oli 350 GT, SR 400 GT, põhimõtteliselt seda sama mootorit, seda loomulikult arendati edasi, see oli siis Giotto Pizarrini loodud V12, ja see siis alguses, nagu ka Countach'i puhul, ta oli siis suurte karburaatoritega, hiljem loomulikult sissepritsega, aga põhimõtteliselt jah, et ütleme niimoodi, et Murcielago puhul see, mida ma kogesin, kusjuures Murcielago, ütleme tervikuna ei olnudki minu üldse mitte lemmik nendest Lamborghinidest, seal oli minu meelest nagu veider kakofoonia, et kuigi see konkreetne auto oli siis juba labadega käigukastiga, siis ülejäänud auto, alustades seal näidikuplokist ja alustades piduritest ja jätkates seal millegi muuga, mõjus oluliselt vanemana kui see käigukast. Ehk siis auto ei olnud nagu omavahel väga harmoonias, et seal oli jah, nagu ma ütlesin, veider kakofoonia, aga see mootor oli kõigist nendest V12 Lambodest, millega ma tookord sõitsin, kõige ägedam, sest ta oli kõige parema häälega. Ja selles hääles oli seda niisugust mingisugust iseloomu või emotsiooni, et sa said aru, et see on selline vanakooli mootor, mis tehti ajal, kui võib-olla autotööstus tervikuna vähem tugines mingisugusele imepeensusteni välja aetud ja niimoodi välja arendatud tehnoloogiale ja rohkem siis mingisugustele suitsugoni hambus mootoreid loonud geniaalsetele tüüpidele, kes tegid seda siis suure mingisuguse kire ja pühendumusega nagu Giotto Pizarrini, eks ju. Sellega on võtta vastuolus see, et see tänane Revuelto on nii vaikse mootori häälega, et V12 ja mis 1000 tavojõudu, ta on nii 1015, vaikne, et nagu, sama öeldakse ka selle Ferrari 12 silindri kohta, et nad on jällegi nõuete pärast. Ja ometigi vabalt hingav mootor, eks ole, et see on miski, mis on Revuelto puhul väga niisugune märkimisväärne, et Lamborghini tegi jätkuvalt
V12 mootori, jätkuvalt jättis selle ilma turbodeta, aga lihtsalt pani siis elektri poole juurde. No siin on muidugi see, et juba need euronõuded kägistavad seda häält, eks ole. Ja mis on muide Revuelto puhul veider, Temerariol enam nii ei ole, on nõnda, et kui sa vajutad siis seda sükest hävituslennuki nuppu meenutavat käivitusnuppu, mis on selle punase niisuguse kapsli või selle niisuguse katte all, siis mõlemad lähevad kõigepealt elektriga tööle. Noh, siis sa pead selle bensiinimootori ise nagu ellu äratama, kas siis sõidurežiimiga või kuidagi muud moodi. Ja Revuelto ei lase alguses isegi koha peal tuure anda. Ta tuleb niisugune näidikuplokki niisugune kiri, et mootor soojeneb pea hoogu. Ja ta soojeneb päris mitu minutit ja siis laseb tuuritada. Temeraarium muide laseb tuuritada. Et huvitav, et Revuelto laseb ka. Revueltol mingi õige mitu minutit. Ja, aga ma mõtlen Temeraarium kohe nagu algusest. Et Revuelto puhul mitte. Et jah, see tunne on teistsugune, aga ma arvan, et me ennist ei vastanudki võib-olla kõige paremini Tarmo sellele küsimusele, et mis selles V12 siis nagu on, eks ole. Mina võtaksin selle kokku niimoodi, et V12 on ju samuti olemuselt väga hästi tasakaalus mootor, sellepärast, et see koosneb sisuliselt 2 rida 6 mootorist, mis on, eks ju, siis nii-öelda altpoolt kokku pandud. Rida 6 on omakorda siis kõige paremini loomu poolest tasakaalus mootor ja V12 on samuti väga hästi, et siin võib rääkida primary balance'ist ja secondary balance'ist, aga säästame kuulajaid sellega. Aga siis nagu Tõnu viitas, ta lubab ka väga palju pöördeid välja anda, et ta on selline väga nagu ühtlaste omadustega. Ja lugesin ma ühest artiklist ka seda, et kui siis V12 laulab, on kõrgetel pööretel, siis väidetavalt selle helisagedus on suhteliselt samas vahemikus ooperis sellega, kui mees laulja võtab mingisuguseid kõrgemaid noote. Et nähtavasti siin on mingisugune seljaju tasandil inimestele mõjuv niisugune faktor veel ka juures. Et võib-olla see siis ongi see, mis selle V12 niisuguseks maagiliseks teeb. Lisaks sellele, millest me ennist rääkisime, et seal see silindrite arv, jõudlus ja ütleme siis see, et kuhu see mootor veel ära mahub, on kõige paremini tasakaalus, eks ju. Jah, keegi autoentusiast lihtsalt veits aastaid et kuulata läbi erinevaid süksi üldiselt aktsepteeritavaid häid asju, et siis et saaks võrrelda seda V12 selle ooperi lauluga, et teaduslikult tõestin ära, miks see äge on. Nagu mul sõber alati ütleb, aru, mis teil häda on, et miks see auto hääl, et kas teil päriselt nagu mõjub see, et sa kuuled mingi auto teeb head häält, et tundub täitsa totakas. No näed, ooperist saab ta aru, ma saan järgmine kord nüüd selle faktiga talle nagu lajatada, et see on täpselt sama asi. Sina, Tõnu, muide loed seda välja, et see on The Intercooleris David Tuig kirjutas sellest V12 Aria on selle loo nimi. Näed, kasulik infot siin kõigile. Mulle vahepeal meenus, et ma olen saanud ju põgusalt sõita või nagu me tihti nende autodega saame. Umbes samal mahul, kui sina see SL65 kunagi, see minu esimene Ferrari kogemus oli 599-ga. See üks lahke omanik lubas sellega sõita, nii et tegelikult olen ma sõitnud ka Ferrari V12-ga. Ma loodan, et ma saan sind üllatada küsimusega. Ma ei tea, mis sa nüüd väitsid olevaks oma enda elu esimese V12 kogemuse, aga ma hakkasin mõtlema, millal mina ja millega sõitsin esimest korda V12 autoga. Siis ma jõudsin väga selle sajandi algusesse ja siis mul tuli meelde, et tegelikult sina sõitsid ka selle autoga. Ilmselt, aga aasta 2002, 2003, 2004 ja BMW 760i. Kas 760 oli sellel BMW Roadshow'l oli 760 kaasas? Okei, selge, siis ma olen tõesti sõitnud. Ja, nii et väga ammu. Okei, aga näed, liigume siis selle saate teise põhiteema juurde. Hästi raske oli, kui me sellest algust panin sõnu teile kirja, siis kõigepealt räägime Tõnu sellest Black Series'st ja siis pärast räägime Black Badge'idest. Et nüüd on meil 3 Black Badge ja 1 Black Series ja see kõik läks niimoodi lappama. Ühesõnaga Eestisse siis tulid taas käima 3 Rolls-Royce'i, mida anti meediale menetleda. Ma tean, siin nädalavahetusel on see klientidel sõidus. Ja Black Badge on siis lihtsalt hästi suurejooneliselt suudab seda Rolls-Royce selgitada mitme leheküljega, mis see täpselt on, aga lihtsalt öeldes, et ta on siis, ma ei tea, Rolls-Royce'i siukene AMG-lain, M-lain, selline. See on täpselt see, et see on nagu muinsuskaitse all olev hoone, kus on ööklubi tehtud. Et et see nagu, Rolls-Royce on ju muidu see niisugune luksuslik ja traditsiooniline, seal on kõik need pliidinupud sees ja nii edasi. Ja siis on seal mingisugust karbonit sisse pandud. Et see on niisugune veider kakofoonia. Jah, et peaks olema, rool peaks olema natuke kiirem, veermik peaks olema natuke, või vedrustus siis natuke teravam. Siis on need mingid Black Badge detailid, et seda Rolls-Royce'i sa saad loomulikult
lasta ehitada täpselt sellise nagu tahad, aga Black Badge'i puhul mingid detailid, see Spirit of Ecstasy on tumedat värvi, must iluvõre on sul ka must või ta oli selline läikiv nagu seda vist muud moodi ei saa, nad lubavad sul kõike muud muuta, aga see peab olema Black Badge'i puhul. Et väidetavalt, et natuke püüda siin nooremat klienti, kes võib-olla kardab, et et äkki see Rolls-Royce on ju selline vana meeste selline aeglane kulgur, kõigub ühest teeservast teise, aga siis ütled Black Badge, siis ostab see ja pidi olema väga populaarne. Coast, siis oli Cullinan ja siis oli elektriline Spectre. Minul oli siis broneeritud elektriline Spectre, sest et kohe kui küsiti, et 3 autot, et mis, mina panin kohe selle esimesena, mingit küsimustki ei olnud ja siis ütlesin, kui teisi ka saab, et ma paneks siis nagu järjekorda, öeldi, et ei saa. Ja siis sõitsin Spectriga ära ja siis samal õhtul tuli e-mail öösel, et siis Rolls-Royce esindaja kirjutas, kuule, neljapäeval jäi see Coast ka vabaks, mis oli kihvt, sest ma sain nüüd sellise pikema V12 mootoriga kogemuse. Aga Tõnuga käisime ka selle Coastiga sõitmas, et võrreldes nüüd SL65-ga Eesti teine auto. Ja ei, seal jah, ei ole nagu midagi võrrelda, aga luksussedaaniga muidugi see Coast on muljetavaldav ja ma ei olnud varem sõitnud. Et see öelda, et ega Rolls-Royce ise ka ei ütle, et ta tegi nad sportlikumaks, eks ta ei kasuta sellist sõna nagu sportlik, et nüüd on kasutanud sõna sportlik. Sellega on omaette pull lugu, et ma remargi korras, et Black Badge on nüüd 10 aastat vana see aasta, eks ju, et nad tähistavad seda sellepärast need 3 autot, mis Eestisse toodi, oli kõik Black Badge'id. Et nad on toonud ka teinekord eelmine aasta, üle-eelmine aasta oli ka mõni mitte Black Badge auto. Ja neil kui Rolls-Royce on muidu kuulus selle poolest, et nemad on defineerinud siis luksuse sellisena, et see ei ole mitte niivõrd see, et mis vidinaid pakutakse, mis võimalusi pakutakse, vaid see, et millest kõik juht nagu vabastatakse, mürast, vibratsioonist, tülinast, kõigest värgist. Ja seetõttu Rolls-Royce harilikult ei paku sõidurežiime. Et milleks, mida sa pead siin mingisugust ekraani hõõruma ja me ise teame, mis on, me tegime sulle kõige parema auto. Me tegime 2,5 miljonit testikilomeetrit, leitsime selle ühe õige ja palun siin see on. Nüüd Black Badge autodel on tegelikult see nagu veidi sportlikum sõidurežiim olemas, aga et tegu on Rolls-Royce'iga, siis nad ei nimeta seda mitte spordiks, vaid nad kirjutavad sinna peale low. Ja siis on kangi peal üks nupp, kus on low, sa vajutad seda ja siis ta hakkab hoidma sees madalamat käiku, summuti peaks ka natukene rohkem urisema ja ma loodan, et ma nüüd jama ja ma kuskilt lugesin seda, et kuivõrd kõik Rolls-Royce'id on õhkvedrustusega, siis vedrustus aetakse ka õige kröömik kangemaks sellega, et lihtsalt sinna surutakse rohkem õhku sisse. Et tõstetakse seda õhunivood seal nii-öelda. Proovisin selle Cullinani puhul ka, jah, auto hakkas madalamat käiku sees hoidma, selle võrra rohkem urisema, vedrustuses ma küll mingit vahet ei tundnud. Ja Spectril ei ole see mitte low, vaid kuna tal ei ole ju käike, sest on elektriline, on see Infinity. Nupp eraldi roolil, see Infinity märk tuleb ka sinna ja siis on veits naksakam. Ja Spectril, ma ei tea, kas Coastil ja Cullinanil ka ilmselt mitte, Spectril on olemas ka loomulikult mitte midagi nii labast nagu launch control, vaid Spirited. Spirited, seal taga on lugu, see pärineb nendest Spitfire'idest, sõjalennukitest, teise maailmasõja aegsetest ja seal kasutati ju Rolls-Royce'i Merlini mootoreid ja seal oli põhimõtteliselt ka üks nupp, et kui sul on vaja olukorrast kiiresti põgeneda või ruttu kuskile midagi, kiirendada natuke, siis sa vajutasid seda nuppu ja said juurde ja kui sa maandusid, siis sa pidid kindlasti mehaanikutele ütlema, et kasutasin seda nuppu, sest siis tuli teha ilmselt tõsise mooldus ja niimoodi. Ja see nüüd selles Spectris on see Spirited mode olemas, mis on siis launch control, samamoodi pidur alla, gaas põhja, lased pidur ülesse ja siis, kui tal muidu on 900 Newtonmeetrit, siis korraks on saadaval, kas oli 1050 või 1075 Newtonmeetrit. Selles Infinity mode'is tegelikult, kui isegi liikumise pealt vajutada gaasi järsult, siis edasi hüppamine oli ka ikkagi maru järsk, mis võib-olla mingi 85-aastase kliendi jaoks võib tunduda nagu ebaviisakas või niimoodi, et nagu pauk käib selga nagu mingi Teslaga, eks ole. Et iseenesest see oli nagu vahva, aga lülitasid välja, siis ta oli nagu rahulikum. Mulle väga meeldib, et see Coasti kogemus tuli, mitte sellepärast, et ma sain sõita järjekordse V12 Rolls-Royce'iga, vaid sellepärast, et ma sain aru, et kui mina oleks nüüd see Rolls-Royce'i ostja, ma olen selles, ma ei näe mitte mingit põhjust, välja arvatud see, et Coastil on 4 just,
noh, suured tagaistmed, kogu see tagaistme osa loomulikult, kusjuures noh, Coast on Rolls-Royce'i ju väike sedaan. Baasmudel, väike sedaan. Ikka vastupidi lahti käivate ustega, kõik see, aga Spectre, noh, Spectre on lihtsalt nii palju igas mõttes parem ägedam auto oli kui see Coast. Nagu sõidu mõttes ja kuidas ta välja nägi ja kui me oleme siiamaani laulnud oodi V12, kui me võtame nüüd see Coast V12, eks ole, ja Spectre, Electer, siis puhtalt luksusauto seisukohalt. Kõik see müra, isegi müratase kusjuures, isegi tuulemüra mõttes, mis ei puutu üldse ju mootorisse, eks ole. Ja ma arvasin, et äkki kupee kere, sest tõesti mina käisin ka selle Coastiga Tallinn-Tartu maantelt sõitmas ja noh, Coast oli valjem. Kuskilt tuli midagi siit juhi akna või peegli juurest, konkreetselt just üks heli, mitte see, et noh, üldiselt oleks siuke müha, vaid midagi nagu, noh, kui see oleks tegemist mingi odavama autoga, siis ütleks, et ma ei tea, mingi tihend võib-olla kuskilt natukene nagu, eks ju, Spektriga mitte midagi. Mõttes Spectre, et see tuulemüra teema, üldse veeremüra teema, aga ka mootori omadused just selle nii-öelda nagu täiesti nagu relax sõidu mõttes, et ta on sul täiesti vaikne, sul ei ole mitte mingeid käiguvahetusi, sa ei pea ootama, kuni see V12 oma pöörded üles võtab, sa lihtsalt kas vajutad gaasi nagu natuke palju või keskmiselt ja auto teeb nagu hetkega seda, mida sa tahad. Ja isegi V12 biturbo, mis on siis Coastil, jääb siin nagu jänni, vaatamata sellele, et tal on 900 Newtonmeetrit väga madalatel pööretel. Et see on nagu üllatav, et see vahe on nagu nii selgelt tuntav, et võib-olla seda Coasti kiidaks rohkem, kui ei oleks just päev varem nagu Spectriga sõitnud. Täpselt. Ja nad mõlemad on, tegelikult nad ei olegi nii väga erineva hinnaga ja veel, et noh, nüüd kõik on nagu, lugejad on võib-olla nagu kurjad, et aga rääkige sõidulatusest ka. Aga tegelikult Spectri sõidulatus on mingi nibin-nabin 400 kilomeetrit, aga see Coast teitas samamoodi 400 kilomeetrit. Ja see on see laadimiskiirus, aga no kuulge Rolls-Royce, noh, nagu ütles ka see Rolls-Royce esindaja, et noh, seda keskmist, kui on selline asi olemas, on keskmine Rolls-Royce'i omanik, et teda noh, absoluutselt, kui tal on vaja pikka sõitust, ta võtab garaažis teise Rolls-Royce'i, noh, millega ta saab sõita oma 800 kilomeetrit varst. Kusjuures mina sõitsin mitte siis nüüd Black Badge Spectriga, seda ei olnud too hetk veel olemas, aga ma joonistan siia jutumärke tavalise Spectriga 2 aastat tagasi, kui see siin Eestis käimas oli. Ja too aeg ma mäletan, et ma selle loo jaoks ka siis Frank Tiimaniga, siin see Rolls-Royce'i esindajaga ja siis muidu ka, eks ju, viisin ennast kurssi, et tõesti, et Spectri omanik elab mingisuguses hoopis täiesti teistsuguses maailmas. Kui ma nüüd peast öeldes ei eksi, siis minu meelest kas keskmise Rolls-Royce'i omaniku garaažis või ühesõnaga tema omandusse kuulub keskmiselt 8 autot. Eks? Ja küsimus ei ole isegi mitte selles, et kui tal on vaja kaugemale minna, kas ta võtab garaažis teise bensiinimootoriga Rolls-Royce'i või midagi. Küsimus on selles, kas ta võtab oma isikliku helikopteri või lennuki. Ja see ei ole nali, see päriselt niimoodi ongi. Et see sõiduulatus, ma teiega jumala nõus, mis on tõesti Spectril kuskil 400 kilomeetrit, see tavaline Spectre näitas umbes seda sama. Mingit vahet ei ole. Ja siis üks eriti koomiline on see, et muide, kas te teate, kui suur on Spectri nii-öelda siru ulatus, et tal on siis tahapoole avanevad tohutu suured uksed, et kui te vaatate, mis on Spectri siru ulatus, see on 4,6 meetrit, see on sama pikk kui Toyota RAV4, eks? See on siru ulatus sellel autol siis, eks? Ja siis ma kuskilt lugesin, et oli toodud siis puudustena nagu ära, et Spectri puhul, et parklates on nagu raske välja pääseda. Issand jumal, see inimene ei käi hullude mingisugune ostupäevadel, noh, see on hoopis teine maailm, kus kohas see Rolls-Royce'i omanik elab, eks ole, ja Spectre, ma olen jumala nõus, auto ideaalselt vastab selle inimese vajadustele, ehkki noh, võib-olla ka see Spectri omanik tahaks natukene ruumikamat tagaistet, sest auto ise on ju tohutu lahmakas, aga tagaistmel ikka ruumi ei ole suurt üldse. Seal tagaistmel reaalselt ilmselt sõidavad ainult lapselapsed, eks ole? Ei, tagaistmel sõitis minuga, sõitis kaasa minust pikem, ehk siis 1,86 m on äkki mul laps ja noh, ta ütles, et tegelikult oli ruumi, noh selles mõttes jah, ta nagu võrreldes Coastiga, et me nüüd räägime, et millega me võrdleme, kui me räägime kõik teiste kupeedega võrreldes, oli seal tagaistmel nagu kupeede arvestuses, oli seal tagaistmel. Kas elektrikupeede?
ma nüüd ei istunud sinna taha, aga Dodge Charger EV võib olla ruumikama tagaistmega. Ma ei tea näinud päriselt ka, väga ruumikas. Aga võrdluseks jah, kui Coast on 10 korda odavam ka. Mõned sentimeetrid üle 5,5 meetri ja ta on 4-ukseline ja tagaistmel on sul ju tohutu ruum ja ees on V12 mootor, siis Spectre on 5,5 meetrit, mis tähendab seda, et tal see tundub see kapoti osa nagu veel suurem, kuigi tal ei ole seal V12 all. Seal ei ole frunki ka. Ilmselt on siis seal kogu see vedrustus, seal on see müra summutus ja lihtsalt äkki mingi Rolls-Royce'i suhtumit, me oleks võinud ju sinna mingi augu teha, aga kõlab ikka nii labase ainult siis, kui sa suudaksid sinna panna näiteks ühe golfikoti, aga ilmselt golfikotti sinna päris ära ei mahutanud ja siis mõeldi, et mingit nagu laadimiskaabli jaoks me nagu ei hakka küll sinna mingit auku ehitama. Mõtlen, et selle Spectri nina on ju ka väga pikk, eks ole. Väga mõnusalt et ma kujutan ette, et kui suur see frunki see väga nagu kaas oleks siis nagu, et ilmselt see ei näeks lihtsalt väga majesteetlik välja. Et ühesõnaga see Spectre oli ikkagi, see oli selles mõttes nagu elamus, et ta on ikkagi ta on nagu padja peal sõidaks ja sa ei taha mitte mingit nagu sportlikkust sinna, sa ei tahagi. Ja tal on 659 hobujõudu, et see kõik on olemas. Kiirend 100-ni 4,3-ga, kui sa seda Infinity või seda Spirited Mode'i kasutad. Ja hinnad, ma ei ole nüüd Frankilt isegi unustasin küsida, ma pean välja küsima, aga hinnanguliselt on see Spectre on umbes 600 000. Ta hakkab mingi 500-ast, aga just, siis hakkad seal tavaline Spectre oli 2 aastat tagasi oli ilma maksudeta oli see konkreetne auto 458 200. Et paned otsa ja on niisugune 6 sotti. Ghost on odavam. Natuke odavam, jah. Ja Kullina on pigem isegi natuke kallim vist. Nii, aga Kullina on, kui me räägime nüüd siin sportlikest omadustest ja kiirendamisest ja mina olen Kullina tagaistmel sõitnud, kuna kui ma käisin Budapestis Rolls-Royce'iga sõitmas, siis meid veeti ringi Kullinanidega, aga mul roolis, et me vist võime kõik ette kujutada, et suur ja võimas ja kõigub. Ja selles mõttes, et ma ütleks, et kõik need 3 Rollsi mudelit, Phantomiga ei ole, siis mina ka sõitnud, teie vist ka ei ole praegusega vähemalt küll mitte. Et nad on, käekiri on hästi sama kõigil. Täpselt see, mida siin kirjeldatud ka sai, et esiteks see, et mitte mingisugust sportlikku taotlust. Jah, me räägime siin sellest, et Black Badge'iga nagu natukene midagi üritatakse, aga see on nii mikroskoopiline, et vastupidi, kõik see ülisuur, rõhutatult suur rooliratas, mis on hästi kerge, ka gaasipedaal, mis ka näiteks Spectri puhul ju toimib sellise teatava nagu taotlusliku viitega. Et jah, tähendab, kui sa vajutad kõvasti, siis ta läheb kohe, aga et selline sujuv pehmus on nagu sellesse reaktsiooni sisse tehtud, kõik see on nagu neil ühine. Siis see, mis ma ennist mainisin, et Rolls-Royce'i puhul on jah, luksus on defineeritud siis sellena, et millest kõigest see autojuhti vabastab, ühesõnaga vaevast, tülinast, kõigest sellest, et auto on nagu hästi sundimakstuks tehtud ka. Puuteekraan mõistagi ka selle auto puhul on olemas, aga see on selline vaoshoitud suurusega, menüükihte on BMW-ga võrreldes kõvasti maha võetud, see arhitektuur seal all on tegelikult sama, siis kõik need, mida ma ennist niimoodi naljatamisi nimetasin pliidinuppudeks, ehk siis kliimaseadme juhtimiseks on sellise vanakooli keeratavad lülitid üleüldse, nad on selliste füüsiliste nuppude usku seal Rolls-Royce'is, siis mis minu meelest on, see ongi luksus. Aga Kullinani puhul jah, kõik see sama asi on olemas, aga ta näeb tank välja, ta ei ole nii esteetiline või kuidagi nii elegantne kui ülejäänud Rolls-Royce'id. Ta ei ole küll üldse elegantne. Ei ole jah, tõesti, ma pean tunnistama. Teiseks siis, ka see imago on sellel maasturmudelil hoopis teissugune, eks ole. Ja nüüd ma jõuan selleni, et on nagu Rolls-Royce, nagu need teised 2 Rolls-Royce'i, mulle ka Ghost väga meeldis näiteks. Ainult, et Kullinan on ikkagi tajutavalt halvem mingites punktides. Kerekontroll on halvem, siis kui ma loobin siia ingliskeelseid terminid nagu siis ühesõnaga primary ride ja secondary ride, need mõlemad on kehvemad, ehk siis maakeelde selle panduna, et kui palju ta suurematel ebatasasustel nii-öelda raputab ja kui palju ta ka pärast seda nii-öelda õõtsuma jääb. Ja siinkohal ma ei too seda välja mitte kuidagi selle nurga alt, et tahaks ilmsesti kihutada, tõesti, et Rolls-Royce'iga sõidab agressiivselt või kihutab, palun vabandust, lollpea, kes ei saa üleüldse aru, et mõni auto sisendab sinusse rahulikkust, eks ju. Aga lihtsalt mõni autojuht, kes sai selles ametis esimest päeva. Olen näinud jah, ja siis aga ühesõnaga, et puhtalt nagu ka sellise sõidu sujuvuse ja mugavuse seisukohast Kullinan on ikkagi tajutavalt kehvem.
just nimelt sellepärast, et ta on kõrgem, ta on mõnevõrra raskem, eks ju. Ma vaatasin, et see tühimass jääb Cullinani puhul sinna kuskile 2,6-2,7 tonni vahele enam-vähem, eks ju. Aga samas jällegi ma arvan, et selle auto ostjaskonnale, kes on siis, näiteks ütleme läbi löönud Ameerika räpparid, tõenäoliselt see nagu ei loe, et neile nagu see imposantsus ja kõik see sõnum, mida nad selle autoga saadavad, on nagu tähtsam. Ja mis Spectri ja Ghosti puhul mul sõitis jäi silma, oli see, et kui sa istud sinna autos, loomulikult üks oli seest päris stiilse lilla ja musta värvilahendusega. Ghost oli nii kärts elektrisinine, nii seest kui väljast, et see oli ikkagi väga julge valik. Tooks ju sama mängu need samad räpparid, kellest te rääkisid. Kusjuures Cullini spek oli väga ilus, roheline, tumeroheline värv ja sees ma vaatasin aknast sisse. Hästi tumeroheline seal juures. Ja sees oli nagu musta ja kollast. Aga kui sa istud seal roolis, siis tegelikult Ghost ja Spectre olid täpselt samasugust. See dashboard, kõik need ventilaatori avad, kõik see nupp, et sa tegelikult seal oled täpselt samas autos, et lihtsalt see väljast on erinev. Ja ühesõnaga me vist võiksime jääda siin jahuma, aga mina sain ikkagi mina sain sellest Spectrist ikka elamuse mulle. Aga mina tahan siia nüüd tasakaalustuseks V12 nagu positiivses noodis rääkida. Sellepärast, et minu jaoks, ehkki jah, ma just ütlesin, et Rolls-Royce'iga agressiivselt sõidavad ainult lollpead, kes ei saa aru, et autod on erinevad ja panevad sind erinevat moodi sõitma. Siis ka Rolls-Royce'iga, näiteks eelmine aasta, kui ma sõitsin siis Tallinnast Riiga selle Ghostiga, tuleb ette olukordi, kus on, ma ei tea, mingisugune kõikuva kiirusega autorong sõidab ees ja sa tahad neist nagu siis kiirelt ja sujuvalt elegantselt ühe ropsuga mööda saada. Ja Rolls-Royce'i puhul V12-tega, kui sa siis selle gaasi põhja vajutad, siis ühtpidi nagu see jõud, millega ta edasi läheb ja samas, kui sujuvalt ta selle jõu ja kiirenduse juures edasi läheb. Rolls-Royce tõstab niimoodi hästi elegantselt, niimoodi nina niimoodi nähtavalt niimoodi pops üles poole. Issand, kui lahe see on. Ja see nina on ju nii pikk, see on mida tõsta. Ja see on nii mõnus tunne ja siis ta läheb sellise rongi jõuga ja samas nagu sellise baleriini sihukese sujuvusega. Ja siis ma pean tunnistama, et selle Black Badge Cullinani puhul, mis peaks siis olema natukene urisema väljalaskega, kui siis nüüd see jällegi unistan õhku tavaline Cullinan, et see urin oli ka nagu täpselt paras niisugune. Et ta ei olnud sellise auto jaoks nagu kuidagi kohatult vali, ta ei olnud kohatult niisugune agressiivne, aga ta oli olemas. Ja jah, just see Rolls-Royce'iga teha nagu niimoodi kõikuva kiirusega rongist niimoodi ühe täpse möödasõidu on nagu jumala hea tunne. Ja mis veel, ma eeldan, et neil on ju tagaratta pööramine mingil määral. On. Sellepärast, et manööverdamine ülilihtne. Isegi Cullinaniga muide. Ja tal on veidral rool ja nagu sisse ehitatud, see, kui sa pead koha peal seal lappama, et sa võid nagu, sa lükkad niimoodi nagu jõuga, et tal mingi inerts jääb sisse, et ta keerab ise veel nagu mõned 10 kraadid niimoodi juurde ilmselt nagu koha peal, aga samas ta ei ole nagu selline kerge nagu mõnel mingil väike autol, et sa ei saa üldse aru, mis toimub. Nagu veidra nagu mingi abimootor oleks olnud, et sul oleks lihtsam koha peal manööverdada. Spectre kaalub 2,9 tonni, Ghost 2,5, Cullinani me ei oskagi täpselt öelda. Kusjuures ma pean ütlema, et Spectri puhul selle tavalise, issand kui veidrat see kõlab, eks ole, aga et võib-olla üks asi, mida ma küll ette heidaksin, oli just nimelt see, et teravamatel ebatasasustel, et kuidas sellel autol ikkagi lööb läbi. Et eks seal on, ja Cullinanil muide samamoodi, ka tegelikult selle Black Badge Ghosti puhul see oli olemas, aga võib-olla vähem, et neil on siis suured Cullinani puhul 23 tollised väljad, eks ju, kõigil. Et nähtavasti see mass ja see madala profiiliga rehv suure välja otsas, paneb ka isegi Rolls-Royce'ile mingisugused piirid ette. Et seda ma isegi selle Spectri puhul nagu heidaksin ette, et see vedrustusmugavus just nimelt sellistel teravamatel ebatasasustel on ta siis mingisugune löökhauk, on ta mingisugune natukene järsem lama politseinik või midagi. Võt seal selle peale sa võid niimoodi üllatada, sul monokkel kukub silmast välja, eks ju. Siia lõppu me ei tee oma traditsioonilist 3 auto garaaži, sellepärast esiteks me ei valminud seda ette ja teiseks on saade kestnud päris kaua, küll aga selline mõttemäng, mis mul endal tekkis, korraks selle üle arutada, aga siin vastust ei ole. Aga olles nüüd sõitnud selle autoga, ja vaatasin, Eesti registris on kuni 2 aasta vanuseid Rolls-Royce 4. Ja me, nagu me ütlesime, need maksavad siuke 400 kuni 600 000, ütleme, et eeldusel, et ükski nendest ei ole bespoke model, mida on ehitatud 2 aastat, eks niimoodi. Kuni 2 aastat vanu Lamborghinisid, ehk siis Huracan, Revuelto ja Temerario, ma jätan uurused välja praegult. Huracan, Revuelto, Temerario on 32.
sama hinna, me räägime samast hinnaklist. Auto100 teeb ikka hämmastavalt head tööd, kas pole? Et miks, mina praegult, kui me räägime see unistuste maailm, mul on nüüd 600 000 eurot, ma lähen mingit uut sihukest autot ostma, nagu no-brainer, mina olen ostnud Spectri. Ja mul täiesti suva, et ma välja sellega võib-olla natuke lollakas, eks ju, tõusik, mis iganes, või tegelikult vale häbi, ei näe, see väga stiilne nägi see auto välja, aga samamoodi ma näeks välja kuskil Kalamaja vahel Revueltoga nagu tõksutades, et ühesõnaga, millest see tuleb, et miks nagu kõik, kes, ühesõnaga inimestel ja 4 versus 32, kas kõik on siis mingid ringrahässad, kõik käivad kuskil kogu aeg niimoodi kangutamas. Millal sa viimati, palju sa oled näinud Lamborghinisid rajapäevadel? Porsche vennad on platsis, Bemmi vennad on platsis, odavamas hinnaklassis Civicu vennad on platsis, aga ülejäänud on kõik juba sellised. Kumma teie võtaksite? Hästi lihtne, võib ka Ferrari orra, ei pea Lamborghini, ma lihtsalt toon selle, lihtsalt see haakub sinu selle väljatoomisega, et on ka kallimaid autosid olemas kui Rolls-Royce, eks ole, me võime siin öelda Bugatti või Pagani või veel mõni butiigitootja, aga need on sellised pühapäevaautod. Rolls-Royce nüüd nendest autodest, millega vähemalt võidakse aasta ringi või niimoodi regulaarselt sõita, ma ütleks, et ongi nüüd see ladvaõun. Bentley on allpool juba hinnaklassilt näiteks ja kõik ülejäänud on juba siis nii-öelda mänguasjad, eks ole. Seda silmas pidades tegelikult on küll natukene üllatav, jah, aga ma arvan, et siin on see, et tegelikult ma arvan, et Bentley't on ka päris hästi Eestis müüdud. Porsche't on ilgelt hästi müüdud ja mis on siis Porsche, Bentley ja Lamborghini ühisosa on Auto100, eks ole. Just sel nädalal ju valiti vist isegi mitmes kategoorias kõige paremaks Lamborghini esinduseks, ma ei tea, kas Euroopas või maailmas, eks ole. No ma arvan, et müügiosakonna või mingi müügiosas esikoht. Seal on ilmselt, seal ei ole mitte arvutatud, et mitu Lamborghinit per kapita nagu müüdi, vaid kõik muud asjad ka. No aga Rolls-Royce'il ju puudub Eestis ametlik esindus, et see on hooldus on olemas. Hooldus on, aga Taani, et aga ma ütlen jällegi inimene, kes on valmis Rolls-Royce'i ostma, et ega neid Ferrarisid on ju ka siin, nüüd varsti Eesti saab ametliku Ferrari esinduse minu teada, aga nagu siiamaani ka, kui sa tahad, siis sa ju ikka kätte saad, aga muidugi, ma saan aru, osa sellest tuleneb sellest, et sa saad jalutada sinna Lamborghini, nii. No, et selles mõttes, et kui me üks-ühele paneme siin Ferrari, Lamborghini ja Rolls-Royce, et väga suur osa Ferraridest ja Lamborghinidest on ju niinimetatud investeerimistooted, mida tegelikult Rolls-Royce'id pigem ei ole, ei Eesti ega maailma mõttes, et seal on nagu see on nende see järelturu teema, mis ma ei ütle midagi Briti autode töökindlusega mitte millegi kohta, sest ta on ikkagi ju pigem Saksa auto, eks ole, aga mis kummitab, eks ole, a la Aston Martinit ja Bentleyt ja et ta ei ole nii kindel, vaata kui sa oled nii ultrarikas ja sul on €500 000, eks ole, järgmise auto ostmiseks, et see ei tähenda, et need rikkad inimesed seda raha nagu loobivad. Et ma arvan, et võib-olla seal on ka mingi nüanss, et sa ostad selle $500,000 auto, aga ta on sul 2 aasta pärast on väärt ainult 300 000 näiteks. See on päris hirmus ju. Äripäevgi ju kirjutas sel nädalal, kuidas Oleg Kross lükkas oma lambod müüki, eks ole. Üks on siis Revuelto, ma ei mäletagi, mis see teine on, aga üks oli Revuelto ja Huracan ja Revuelto, mina kirjutasin sellest enne äripäeva tapoole. Ja mis ma ei ole seda lugenud. Lihtsalt müükin pandud. Ja tähendab, Oleg Kross on äripäevale öelnud, et ta ostis selle Revuelto investeerimise eesmärgi. Okei, seletasid nüüd nii loogiliselt ära, ei mingit intriigi. Ei, ma arvan, et see on Tõnul väga hea tähelepanek, kusjuures ja nii nad nagu vähenevadki, üks on see, et on lihtne osta, kellelgi tuli tuju, jalutas, tegelikult sa ei saa päris niimoodi sisse jalutades, ma küsisin ka need autod sa ikkagi ju tellid. Selles mõttes sa saad jalutada sisse ja hakata kohe valima, mitte sa ei pea sõitma Taani või Goodwoodi oma seda Rolls-Royce'i ehitama ja niimoodi, et see on, veits on lihtsam, keegi saab sind niimoodi heas mõttes töödelda seal juba seal sa rongis näed, istud sisse, tehakse proovisõitu suga, eks ju. Rolls-Royce käib sul siin kord aastas niimoodi tutvustamas ennast. Aga jaa, ma lihtsalt tahtsin välja öelda selle, et kui nüüd minul see raha tuleb, siis mina ostan omale Spectri, mitte Revuelto ega Ferrari. Ja kohe, kui ma vaatan, siin ei ole veel piiks tulnud. Aga ma sain sellest küll aru, et ega ma ei ole ju kunagi mingi eriline ralli asfalt ja nüüd ma leidsin oma auto. Varem oli muuseas alati, kui mõtlesin, kõige parem auto oligi Bentley siiamaani, sest et tal on kõik olemas. Kiirus, luksus, ruumi on palju, Spectris on lihtsalt seda kõike natuke rohkem. Ja mulle õudselt meeldib kogu see kunst, mida selle autoga tehakse. Täiesti tarbetu. Tasakaalustamise mõttes ütlen, et mulle vist sõidutunnetuselt on nagu Bentley südamelähedasem.
et ma väga respekteerin seda, mismoodi Rolls-Royce autosid teeb, mulle meeldib see, et nad on oma rada käimas. Ma ei hakka kordama, kõik need põhjused said nagu loetletud siin, aga kui ma oleksin nüüd siis see rikas inimene, kes on selles positsioonis, et ta valib endale kas Bentley või Rolls-Royce, siis ma võtaks kindlasti Bentley ja ma ei võtaks päris kindlasti mitte Bentaygat. Vaat see nüüd on küll, et ma pean ütlema ühe asja Kulineni kiituseks, võrreldes nüüd Bentaygaga. Et mäletatavasti Bentaygas tehti ju mõni aasta taga siis pikendatud teljevahega versioon. Mitte Flying Spurist, eks ju. Et Mulsanne kadus üks hetk tootmisest ära ja ei pikendatud mitte sedaani, vaid pikendati maasturit, sellepärast et suur raha ostab maasturit. Ja ma olin väga üllatunud, kui ma sellesse pikendatud teljevahega Bentaygasse sisse istusin ja avastasin rooli tagant ja ma ei liialda siin Audi Q2-ga samad kangid. Mida sa ei näe Flying Spur'is, mida sa ei näe, kui Kulinenis mitte kuskilt nuka pealt ei ole. Et see on täpselt sama luksuslik, nagu on Ghost, nagu on Spectre ja seal ei ole mitte mingit vahet. Et see on nüüd küll, mis neid kahte Briti päritolu marki siis nagu ja nende maastureid eristab. Ja veel üks mõte võib-olla tahab siin, leiab Karl siit mingi oma saate jaoks mingi mõte, mis mul tuli, oli see, et kui superautode maailmas on ju palju tootjaid, on Ferrari, Lamborghini, tulevad uued, on minitootjad, nagu Aston Martinit siis selles hüperluksusklassis on jah, need nii-öelda üksik või hästi väiksed asjad aga Rolls-Royce müüs eelmine aasta 5664 autot, mis on ikkagi, me räägime, suur tootmine. Ja Rolls-Royce'il, ühtegi teist Rolls-Royce ei ole maailmas. Rolls-Royce'il ei ole konkurenti, et kuidas on nemad suutnud jääda sinna, ma arvan, et praegu Bentley tehases hakati nuga ihuma su peale. Ei eks küllap nad saavad ise, ikkagi nad saavad aru ka, et nad on iga auto puhul umbes 200-300 000 odavam, kui me räägime mingist baasinnast. Ei, vahe on sees, jah. Et miks see nii on? Et üks firma on... Aga seda on tegelikult ju ka teised teinud, et ma ütleks, hea näide on 911-le ka nagu väga otsest konkurenti ei ole, võib-olla Mercedes, mis ta nüüd on AMG GT, eks ju. Aga et pikalt on nagu, et konkurendid on 911 puhul nagu tulnud ja läinud, 911 on nagu see konstant. Sportauto hinnad ikkagi on ju 911, Surakan või... Äkki kui Rollsi puhul, äkki ikkagi selles ultraluksusklassis Ultraluksus ikka see, et sa teed klassikalise bränding tuntus ja see tähendab ikkagi nii palju rohkem kui 30 000 see linnasiivi puhul. See sama Frank ju vaata selle esitluse ostja on ju ülikonservatiivne. Ma saan täiesti aru, et miks Rolls-Royce on, aga et kuidas kõik, keegi teine selle tee peal ei ole suutnud ellu jääda kuskilt 30, sellest alates, mis on tippluks, mingi Packardid, eks ju, kõik need, ma nüüd ei hakka ühtegi nime nimetada. Ja Euroopas oli teil hunnik, eks ole, luksusmarka. Maybach ja kõik nagu täpselt Maybach ju üritati, kõik rahasid oli ju, Mersul ütleme vähe ju raha ei olnud, et oleks võinud, aga üks firma on läbi üle 100 aasta, eks ju, lihtsalt suutnud nagu tipus on küll üksildane ilmselt, aga väga mugav. See ei ole ju kogu aeg niimoodi olnud, see on ikkagi BMW omandusse mineku järel üles ehitatud. Sellepärast, et mäletatavasti ju Bentley, millest me oleme nüüd palju rääkinud, oli ju aastakümneid, oli ju Rolls-Royce'iga ühe omaniku käes ja need autod olid põhimõtteliselt need samad, et seal oli see, tänapäeval nimetatakse seda badge engineeringuks, eks ju, ja Bentley toodanguarv oli imetillukeseks jäänud siis Rolls-Royce'i kõrval, et valdavalt tehti ju Rollse. Et ühesõnaga, see ei ole olnud Rollsi puhul sugugi tegelikult, kui sa võtad nagu tervet seda autoajalugu, see ei ole üldse väga suur osa. Häid aegu küll ei ole olnud kogu aeg, aga ta on nagu ikkagi viimased, üle 20 aasta on nagu siis Rolls-Royce ennast kehtestanud just nimelt täpselt selle ladvaõunana, millest me rääkisime. Just, võt nii. Ma arvan, et sai hea saade ja suur tänu, et tulid jälle appi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.